kardan, et mul ei ole sulle mitte midagi anda. Ei ole enam anda midagi. Aga reaalselt ma olen 4 tükki just teinud, mis nagu kõlbavad. Sellest me räägime. Tere! Ilusat õhtupoolikut siin Sõõriku baaris. Täna on siin raamid 7 raames Pärnu Loomeliidu jututuba teemal tühi raam valgus pimeduses. Siia on kogunenud mõned muusikud, loomeinimesed, kirjastajad ja mina olen jutuvestja Jaak ja eestkõneleja. Hakkame siis pihta. Jutuvestja kandis läbi öö suurt kuldraami. Raam oli täiesti tühi. Kus su lugu on, küsiti. Alles hakkab tulema, vastas jutuvestja. Ta tõstis raami taevasse ja sinna mahtusid ära kõik tähed korraga. Siis keeras ta raami metsa poole. Öökull mahtus sinna. Siis inimeste poole. Aga need ei mahtunud kuidagi raami sisse ära. Raam on liiga väike, ütles rahvas. Ei, ütles jutuvestja. Lihtsalt teie lood on liiga ennast täis. Ja jutuvestja läks edasi. Muusik leidis selle sama raami ja pani püsti vaikuse keskele. Kõik ootasid sümfooniat, aga mitte midagi ei kostnud. Kas su pill on katki? Küsiti. Ei, vastas muusik. Lihtsalt vaikus veel häälestab maailma. Ja siis hakkasid inimesed äkki kuulma, kuidas pimedus aeglaselt hingab. Kunstnik pani tühja raami valgele seinale. Avati näitus. Rahvas vaatas. No mitte midagi. Üks kriitik kirjutas. Autor on langenud tühjuse lõksu. Teine kriitik kirjutas. Geniaalne valguse portree. Kolmas kriitik kirjutas ainult arve. Ehitaja mõõtis raami üle. Üks kord, teine kord, kolmas kord, neljas kord. Kõik nurgad olid täpsed. Aga sein, kuhu raam tuli paigutada, oli kõver. Lammutame seina ära, ütles rahvas. Ei, ütles ehitaja. Me lihtsalt peame kõik kõverusega elama harjuma. Ja siit kohalt annaks jutuotsa mõnele muusikule üle, kellel tekkis selle väikse looga, mida ma rääkisin, mõtteid, et tahaks ka rääkida kas tühjast raamist või valguse muusikast, kes oleks see julge.
mul ei ole oma tekste, mul on jälle need Herbertid. Mina olen suvel laisk ja ei ole uusi tekste välja mõelnud. Vaatan unenägusid ja mängin flööti. Aga nii nagu mitmelgi üritusel on olnud lemmikuks ja alati kuidagi sobilikuks Poola klassik Zbigniew Herbert, siis ma loeksin tema, võib nimetada nagu proosaluuletusteks, aga ta on tihtipeale on seal tegelasteks muinasjuttude tegelased ja nad on sellised aforistlikud väikesed lood. Esimene lugu on Päkapikud. Päkapikud kasvavad metsas. Neil on spetsiifiline lõhn ja valge habe. Nad esinevad üksikult. Kui õnnestuks nad kippu koguda, ära kuivatada ja ukse kohale liputada, võib-olla siis saaksime neist rahu. Temaatiline jutuke teemal kohvik. Järsku märkad, et klaasis pole enam midagi, et tõstad suule põhjatust. Marmorist lauad sulavad kui jääpangad. Ainult peeglid teevad üksteisele silma. Ainult nemad usuvad lõpmatusse. See on hetk, kui tuleb lahkuda, mitte jääda ootama ämblikku hukatuslikku hüpet. Öösel võib tulla uuesti, et läbi ribikardina silmitseda mööbli kummituslikku tapamaja. Elajalikult tapetud toolid ja lauad on selili, jalad lubjase taeva poole. Meeldib eluta asju ka, nagu neil oleks ka hing ja et miskipärast keegi pööra neile tähelepanu. Aga siin on üks muinasjutt tuulest ja roosist. Aias kasvas roos. Tuul armus temasse. Nad olid täiesti erinevad. Tuul oli kerge ja õhuline, roos aga liikumatu ja raske kui veri. Tuli mees puukingades ja kiskus palja käsi roosi välja. Tuul tormas mehele järele, aga mees lõi tal nina ees ukse kinni. Oh, et ma kiviks muutuksin, nuttis õnnetu tuul. Ma võiksin teha tiiru ümber maakera, võiksin olla aastaid eemal, aga ma teadsin, et tema ootab alati. Tuul mõistis, et tõelise kannatuse jaoks peab olema truu. Nüüd üks lugu kanast ja tema olemusest. Kana on kõige parem näide sellest, milleni viib lähedane kooselu inimestega. Kana on täielikult kaotanud lindudele omase kerguse ja graatsia. Saba tolkneb suure tagumiku kohal nagu maitselage lahmakas kübar. Tema üksikud joovastushetked, kui ta tõstab ühe jala õhku ja suleb ümmargused silmad õhukeste laugudega, on äärmiselt eemale tõukavad. Ja lisaks see lauluparoodia. Katkendlik kaeblemine ära ütlemata naljaka asja üle, ümmarguse, valge, tähnilise muna üle. Kana meenutab mõningaid luuletajaid. Hantsukesest ja Gretekesest, aga pealkirjaks on mets. Jalgrada jookseb paljajalu metsa. Metsas on palju puid, kägu, Hans ja Grete ning teised väikesed loomad. Ainult päkapikke pole, sest nad on välja läinud. Pimeduse saabudes keerab öökull metsa suure võtmega lukku, sest kui kass sinna hiiliks, teeks ta palju kurja. Keiser. Elas kord keiser. Tal olid kollased silmad ja kiskja lõuad. Ta elas palees keset marmorit ja politseinikke. Üksi. Ta ärkas öösiti ja karjus. Keegi ei armastanud teda. Kõige enam meeldisid talle jahipidamine ja terror. Aga pildistada lasi ta end koos lastega keset lilli.
kui ta suri, ei söandanud keegi ta portreesid maha võtta. Vaadake ringi, võib-olla on teilgi veel kodus tema mask. Nüüd üks hästi kurb lugu elevandist. Tegelikult on elevandid väga tundlikud ja ergud loomad. Nad on elava kujutlusvõimega, mis laseb neil vahel unustada oma väljanägemise. Vette minnes nad pigistavad silmad kinni. Oma enese jalgu nähes langevad nad masendusse ja nutavad. Ma ise tundsin kord üht elevanti, kes armus koolipriisse. Ta jäi kõhnaks, ei maganud ja lõpuks suri südamevalu kätte. Need, kes ei tunne elevandi loomust, ütlesid, oli selline ülekaaluline. Ainult mitte ingliks. Kui meid tahetakse pärast surma muuta närbunud leegiks, mis kondab tuulte radadel, siis tuleks mässu tõsta. Milleks igavene puhkus õhurüpes, kollase aupaiste varjus, kahe mõõtmeliste kooride pomina keskel? Tuleb siseneda kivisse, puusse, vette, värava prakku. Parem olla põranda kriuksumine, kui hirmutavalt läbipaistev täiuslikkus. Siis veel kohvikust oli ennem juttu, aga nüüd siis täpsemalt, et üks lugu lauast ja üks lugu toolist. Laua ääres tuleb istuda rahulikult ja mitte unistada. Tuletagem meelde, kui palju läks vaja jõupingutusi, et tormis ja merevood taltuksid. Piisab vaid hetkeks valvsus kaotada ja kõik võib voolata laiali. Ei tohi ka nühkida end vastu laua jalgu, sest need on väga tundlikud. Kõike, mida tehakse laua taga, tuleb teha külmalt ja asjalikult. Siia ei tohi maha istuda asjadega, mis pole lõpuni läbi mõeldud. Unistuste jaoks on meil antud teised puust asjad. Mets, voodi. Ja toolidest ka siis üks väike lugu. Kes võis arvata, et soojad kaelad muutuvad leenideks, aga pagemist ja rõõmu nautivad jalad kangestuvad lihtsalt 4 karguks. Vanasti olid toolid kaunid lillesööjad loomad, aga liiga kergesti lasid nad end kodustada ja nüüd on nendest saanud kõige armetum liik 4-jalgseid. Nad on kaotanud tõrksuse ja julguse. Nad on üksnes kannatlikud. Nad ei sõtkuks kedagi ega hakkaks kellegi all lõhkuma. Kindla peale on neil kahju raisatud elust. Toolide meeleheide avaldub nende kriuksumises. Ja veel üks lugu siia puuraidurist. Hommikul läheb puuraidur metsa ja tõmbab enda järel mürtsuga kinni suured tammepuust uksed. Puude rohelised juuksed tõusevad hirmust püsti. On kuulda tüvede summutatud oigamist ja okste kuivi karjeid. Aga raiduride ei piisa puudest, ta ajab taga päikest. Saab ta metsaserval kätte. Õhtul annab silmapiiril valgust lõhestatud tüvi. Selle kohal ripub jahtuv kirves. Siin on tegelikult, kuna me ei ole ERR-is, siis ma võin teha reklaami ikkagi Hendrik Lindepuu kirjastusele ja Zbigniew Helverti valitud luuletused. Siin on veel palju neid lugusid. Sellised lood siis. Aitäh, Leonora. Ja nüüd me jõuame ikka selle sama kunstinäitluse juurde, mille kohta kriitikud kirjutasid 3 arvustust. Õhtul, kui näitus suleti, tuli saali koristaja, võttis tühja raami seinalt maha ja vaatas sellest läbi aknast välja. Nõnda on väga ilus, ütles koristaja. See oligi näituse kõige täpsem arvustus. Luuletaja tahtis raamile kirjutada luuletuse. Esimene sõna osutus liiga raskeks
teine sõna hakkas valetama ja kolmas kadus riimi pärast hoopis ära. Lõpuks kirjutas luuletaja raamina ainult ühe punkti. See punkt muutus kuuks, kuu muutus lambaks ja lammas sõi kogu pimeduse ära. Aednik. Aednik viis raami aeda. Ta ei istutanud sinna ühtegi lille. Ta lihtsalt kastis tühja raami. Naabrid naersid. Aga siis hakkas selles tühjas raamis kasvama valgus. Vot niisugused lood on tühjade raamidega. Kuidas tekkis see mõte, et tänavuse raamide aktsiooni moodustaks just tühi raam? Äkki sa mõne sõnaga kommenteerid? Tule. On sul mõni lugu või mõni põhjendus sellele teemale? Kui Jaak tegi selle ettepaneku rääkida raamist ja sellest millestki, mis on raamis sees, mul tegelikult meenus üks lugu kuskilt 90ndate alguses. Ja see lugu ise oli väga lihtne. Lõbusas seltskonnas sõitsime Tallinnast Pärnu poole ja ühtäkki öeldi nagu jaamade nimetusi, see oli ka rong tollel hetkel. Ja Tammiste. Ja me teame kõik, kus Tammiste asub, mina ei mõelnudki pikalt, ütlesin aidaa, astun rongist maha. Sellel hetkel, kui rong hakkas ära sõitma, ma olin Tammistes, kui te teate, kus on Tammiste jaam. Et ühesõnaga, see on 20 kilomeetrit siis umbes sellest kohast, kus ma tol hetkel elasin Niidupargis. Ja mis siis teha? See oli märtsikuu, ime, lörtsine, võib-olla oli paar kraadi sooja selline ja ma lihtsalt hakkasin astuma mööda seda raudselt kõigepealt ja pärast siis mööda maanteed. Ja see astumine 20 kilomeetrit sellises lörtsises ja umbes nulli lähedases temperatuuris, see kestis võib-olla mingi 3-4 tundi. Aga see ei olegi tähtis, et ühesõnaga see, mis seal tegelikult oli huvitav, oligi see, et millised mõtted hakkasid tulema pähe ja mida ma hakkasin, ütleme nii, nägema selles olukorras see, mis oli minu ümber. Mõned üksikud autod sõitsid, peab ütlema siiski, aga mina otsustasin, et ei, ma kõnnin. Ja mis mõtted tulid pähe ja mida tegelikult see sund liikumine minus vallandas. Ma olen selle üle palju mõelnud, et ühesõnaga sinu küsimus nüüd ja just seesama pimedus ja valgus, et see oli pime aeg. Need mõtted olid nagu valguskiired pimeduseks. Ma olen tegelikult pärast seda mõelnud, et kus on nüüd siis see raam selles sündmuses ja kus on tegelikult see, mis on selle raami sees. Ja see kuidagi see olukord või vaata sellistest asjadest ei saa nagu lahti, see olukord on mind kogu aeg kummitanud edaspidi ja seesama küsimus sellest samast raamist, et me elame nagu mingisugusel teatud trampliinil ja ühel hetkel on nagu pööre. Ühel hetkel on see, et me läheme mingise teise maailma, me võib-olla astume nagu mingi täiesti teise pildi sisse mingi tegelasena. Et selline lugu, et lihtsalt see ei ole võib-olla mõistulugu, aga see on lihtsalt selline küsimus selle üle, kuidasmoodi inimese elu esiteks läheb loomulikult, aga kuidasmoodi milline tegelikult maailm on. Ja see küsimus mul seal ka tekstis selle asja juures. Ja vastusena nüüd sinu küsimusele, et miks tühi raam, on see, et kui me kunagi, ma mäletan ka seda hetke, kui me tegelikult selle raamide sõna peale nagu tulime, see oli, istusime ühes teises kohas ja jäime natukene õlut ja kuidagi see jutu ajamise käigus rullus kuidagi välja see raami mõiste. Kui sa noora võib-olla mäletad, sina olid ka üks seal õllejoojaid ja mis Sven oli ka. Ja siis oli kuidagi see, et meil oli pigem võib-olla kogu aeg oli see mõte, et mis seal raami sees võiks olla. Ja tõesti, kui te vaatate seda ajalugu tagasi või kui te vaatate, mis on raamides toimunud, kogu aeg on olnud mingid asjad, mis on raamide sees. Et me oleme pigem nagu seda raami ennast ikkagi tegelikult lükanud veidi kõrvale.
aga siis ühel hetkel tuli selline tunne, et võib-olla see ei olegi nii tähtis, mis seal sees on. Nii et vastupidi, see on igaühe jaoks ülitähtis. Et võib-olla pigem on inspireeriv öelda nii, et meil ongi tühi raam siit praegu. Igaüks võib seda täita, kuidas ta soovib, oma parima äranägemise või oma enda soovide järgi ja võib-olla see ongi inspireeriv. Et lühidalt öeldes see tühi raam on inspiratsiooni allikas, kui on. Aitäh, Andrus. Läheme aga looga siis edasi. Filosoof leidis tühja raami ja mõtles, et tõestab kõigepealt, et seda raami pole üldse olemas. Ta kirjutas 17 köidet raami olemusest. 18. köites tõestas ta, et kõik eelmised köited olid ekslikud. 19. köidet enam ei tulnud. Ja mispärast ei tulnud? Sellepärast, et pint vaatas läbi raami ja muutus valguseks. Ja rahvas küsis, kas nüüd on kõik selge, tõestatud? Ei, vastas filosoof. Tähtis on hoopis see, et nüüd lõpuks on küsimus lõplikult õiges kohas. Aga meil on üks hea sõber Vallo ka veel siin. Ta vähemasti lubas mulle, et ta mõne loo ka räägib ja eks sa räägidki. Ma tean, et sa oled vägev reisimees, armastad käia küll Ungaris ja kuskil mujal ka reisimas. Võib-olla siis mõni reisijutt. Tervist. Nii, kõigepealt ma kuulasin siin, mis räägiti, ma loodan, et teised ka kuulasid. Minu jaoks see tühi raam on põhimõtteliselt peaaegu nagu raamist välja. Ja sest kui tühi raam, sa mõtled sellele, et sa saad selle raami ükskõik kuhu paigutada, siis tekitad ise selle nii-öelda loo mingis raamistikus ja kui sa mõtled raamist välja, siis see tegelikult on ju sama, peaaegu, on ju. Ja mina oma, ma ei tea, kuidas ma ütlen, olemuselt ja tööst lähtuvalt ja kõik muud asjad, mulle meeldivad kõik asjad, mis on täiesti raamist välja. Kõik, mis tehakse uus, on teatud mõttes raamist välja. See on lihtsalt selline filosoofiline või mõttelõng kõigele sellele, mis siin härra jutustaja rääkinud on. Aga esimene asi, mis ma tegelikult tahtsin öelda just sellega, et siin oli valgus, pimedus ja kõik see muud asjad. Räägime siis reisimisest. Reisida mul tõesti meeldib palju ja tegelikult sellel on ka põhjus. Minu lapsepõlv lihtsalt möödus niimoodi, et nii ema kui vanaema töötasid giidina ja siis tänu sellele sai vahepeal oldud Eestist väljaspool rohkem aega kui Eestis koha peal lapsepõlves siis ja sealt kogu see reisimise kihk on tulnud, et ühesõnaga nagu mingi võimalus on, nii ma kuskile lähen või kui tuleb mingi põnev pakkumine. Ja üks minu meelispaikadest, kuhu reisida, on Ungari, nagu Jaak ütles. Ja täna on olukord, kus ma käin keskmiselt selline 3 korda aastas käin Ungaris. Mõnikord ei jõua 3, käin 2, aga vahet ei ole väga. Viimane kord, kui ma käisin Ungaris, ma käin viimasel ajal kogu aeg üle Kõrgtatrate ehk nüüd geograafiliselt kujutage ette, kui me siit minna, on eks Eesti, Läti, Leedu, Poolast alla Krakowisse, sealt otse üles Slovakkiasse, läbi Slovakkia ja oledki üle Kõrgtatrate kohe Ungaris.
tegelikult on tänapäeva teed nii head, et saab sinna tegelikult on, ma ei teagi, mis ta tuleb, 18 tundi on vist Pärnust sõiduaega ainult. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, vaid seda, et viimane kord, kui ma Ungaris käisin, oli väljas suurusjärk selline 20+ kraadi sooja. See juhtus siis natuke aega tagasi, mõned kuud. Ja siis jõudes Krakowisse ja sealt edasi hakkas temperatuur langema. Muudkui langes ja langes, jõudis kuskil 5 kraadini, oli öö, ma arvan, et äkki mingi 3 öösel äkki või 2 öösel või midagi siukest. Ja kui me jõudsime nende kõrgtatrate läbimise või siis ületamise kõige kõrgemasse punkti, siis nüüd me jõuame pointini, siis hakkas lund sadama. Ja sadas lund, me jätsime auto seisma, tegime pilti, ma olin lühikesed, umbes samasugused riietused nagu ma praegu olin ja plätudega, ma läksin paljajalu lume peal nagu väike laps öösel. Me tegime selle pildi ja me sõitsime edasi Ungarisse ja me jälgisime just selle sama koha peal ilmaennustust või seda ilma, mis on. Seal oli ka üks kaamera nagu väljas ja tegelikult oli see, et pool tundi hiljem oli see lumi kõik ära sulanud. Ehk seesama valgus ja pimedus. Pimedas lund sajab öösel keset suve. Äge. Nii, aga see oli lihtsalt üks lugu. Ma tahan rääkida teile veel natukene reisimisest. Ma räägin ka sel aastal juhtunud reisist. Mulle meeldib kõige muu hulgas ka ütleme siis niimoodi, et sõpradele mingeid reise korraldada aeg-ajalt. See ilmselt tuleneb sellest samast, et ema ja vanaema nüüd kiidib. Ja sel aastal me käisime kevadel Hollandis. Muu hulgas ka siis Amsterdamis ja seetõttu mul on ka Hollandi särk seljas, ehk siis Amsterdami ajastu särk. Ja ma tahan rääkida seda, et kõik räägivad või kõik te teate tõenäoliselt, et kõige suuremad kauplejad on juudid. Kõige suuremad koonerdajad on juudid. Kui te lähete Hollandisse, siis hollandlane ütleb, et tema on kõige suurem koi maailmas. Ja tegelikult on seda nendega suheldes ja mis iganes asja kaubeldes on reaalselt igal pool näha ja tunta. Eriti kui te hakategi nagu, püüate kaubelda kuskil, meil lähed laadale, hakkad kauplema, midagi saad ikka alla, eks ju. Mitte alati, aga enam ei olnud, aga seal on see peaaegu võimatu. Ja mina mõtlesin, et nagu mulle meeldib, kõiksugu väljakutsed ja kõiksugu sellised ülesanded või mingi asi, mis tundub võimatu, et seda peab saama muuta. Ja ma võtsin endale eesmärgiks, kui me käisime seltskonnaga Amsterdami Ajaxi staadionil, kus ma selle sama särgi ostsin, et mul peab midagi õnnestuma seal alla kaubelda. Teades, et nad ei anna kunagi alla. Ja ma leidsin sellise nõksu, et kui me võtsime VIP-tuuri ehk staadionil, siis Ajaxi staadionil näidatakse kõiksugu tagaruume ja nii edasi. Muide, kes ei ole suur jalgpallifänn, kui te satute ükskõik mõne suurema staadioni peale, siis soovitan ühe korra elus, võtke VIP-tuur ja te saate siukse elukogemuse. Aga ühesõnaga see selleks. Võtsime VIP-tuuri ja siis ma mõtlesin, et ma küsin ühe nõksuga, et äkki nad teevad soodustust kogu grupile, meid oli 14 inimest. Ja ma panen neile ühe väikse pärli juurde, et äkki läheb läbi. Ja enne äimet toome konkreetsed rahanumbrid ka mängu
Ekskursiooni hind oli äkki 69 € nägu. Grupina lubati meile 10% soodustust ja meil oli 2 poissi, kes tegelikult olid piisavalt vanad, et neil oleks olnud täiskasvanu pilet olema. Ja neil vormistatigi täiskasvanu pilet, aga mina ütlesin, et nemad mängivad Pärnu Vapruses oma vanusegrupi kõige tähtsamas või kõige suuremas nii-öelda klubis, on esindusmeeskonnas, mängivad jalgpalli. Ja et nende lemmikmeeskond on Amsterdami Ajax. Noh, päriselt nii ei olnud, aga ma ütlesin. Ja et kogu grupp tuleb ainult nende pärast sellele tuurile. Et noh, mõelge sellele. Need poisid said tuuri 15 €. Õnnestub kaugelt. Seega, alati mõelge raamist välja või tõstke raam sinna, kus vaja. Nii, aga üks muinasjutt peab ka olema, et muidu me räägime lihtsalt lugusid, aga räägime siis ühe muinasjutu ka. Ja kuna ma ise olen ikka väikest viisi peale jutuvest ja ka luuletaja, siis tuleb muinasjutt poeedist ja pojengist. Mulle meeldivad väga Hiina muinasjutud, nii et tegemist on Hiina muinasjutuga. Üks noor poeet rändas mööda maad, kuni ta jõudis ühe templi juurde, mis oli mäekünkal ja selle templi juures oli suur aed. Aias kasvas palju lilli, eriti pojenge. See noor luuletaja läks aeda, talle meeldis seal nii väga, et ta otsustas sinna pikemalt peatuma jääda. Talle anti väikeses majakeses elukoht ja ta hakkas seal siis luuletama. Ühel hommikul, kui ta luuletas laua taga ja vaatas aeda, siis nägi ta seal ühte imekaunist neidu. Ta tardus soolasambaks, sest neiu oli tõesti kaunis. Luuletaja jättis luuletamise pooleli, jooksis aeda, aga neiu oli juba pojengi põõsaste vahele kadunud. Ta läks tuppa tagasi, võttis paberi, aga enam ei tulnud tal ühtegi rida, sest ta igatses nii väga seda neidu ja nukrutses. Aga järgmisel hommikul päike tõusis, ta oli laua taha just istunud, et hakata kirjutama, kui ta nägi seda neidu jälle. Ta jooksis aeda, jooksis neiu juurde, hüüdis teda, aga neiu kadus põõsaste vahele. Luuletaja jooksis talle järele, jõudis aiamüürini ja seal oli äkki neiu kadunud. Siis mõtles ta ikka, et kuidagi peaks ju selle neiuga ikkagi jutule saama. Ta läks tuppa tagasi, võttis kõige ilusama paberi ja kirjutas kõige parema piisliga peale sinna luuletuse. Ära põgene õrn õis luuletaja eest. Ta tahab lihtsalt su õilmeid kaitsta. Siis võttis ta selle paberi ja viis õue sinna müüri juurde, kuhu neiu oli kadunud ja pani pojengi põõsale. Ise läks tuppa tagasi ja nukrutses terve päev otsa. Aga õhtul kuulis ta ukse taga tasast sahinat ja kerget koputust. Ta avas ukse
ja ukse taga seisis seesama neiu. Ta oli tõesti imekaunis. Ja neiu ütles, kas tohib sinu tuppa tulla? Ja noormees lasi ta sisse. Ja neiu ütles, kui tohib, ma saan aru, et sa oled poeet. Ma kirjutan ise ka vahel. Minu nimi on Chen Yu ja ma elan siin aias. Ma kirjutan ise ka vähe luuletuse moodi asju. Kui tohib, ma loen sulle ühe. Aga muidugi, ütles poeet. Loomulikult. Kõik luuletajad on ju minu sõbrad. Ja siis tütarlaps luges. Poeet, pane oma peod kokku karikaks. Ma täinan selle oma armastuse ja lõhnaga. Ilus luuletus, ütles luuletaja. Ja muidugi kõige selle peale ta armus neiusse ja palus, et neiu elaks koos temaga. Ja nii nad olidki terve suve. Aga hommikuti tõusis neiu varakult üles ja kadus kuskile aeda. Kus ta käis või mis ta tegi, seda poeet ei teadnud. Kui sügis hakkas jõudma, siis nägi luuletaja ühel ööl imelikku und. Selles unes nägi ta, et tema tütarlaps on hoopis pojengi halvis. Ta kasvab pojengi õie sees. Ja siis ta nägi, kuidas templi aednik tuleb ja kõvlas käes ja tahab seda pojengi põõsast välja juurida. Poeet ärkas ja nägi, et tüdruk on kadunud ja ninal oli kirjake. Õilmete langemise aeg on kätte jõudnud, oli sinna kirjutatud. Poeet tormas õue, jooksis ringi ja nägi, et kuskil kaugemal on aednik ja hakkab välja juurima roosat pojengi põõsast. Lõpeta, hüüdis ta. Ta jooksis aedniku juurde, haaras tal käest kõpla ja viskas selle minema. Aednik läks minema ja siis avanes päikese käes pojengi õis. Ja noormees nägi selles oma tütarlast. See kasvas ikka suuremaks ja suuremaks ja lõpuks hüppas tütarlaps õievarrelt maha. Nad elasid veel tükk aega koos selles väikses majas, seal templi aias. Aga ükskord nad kadusid mõlemad. Aga templi aia külastajad leidsid müüri äärest aia tagant otsast. Et seal, kus oli varem kasvanud üksik roosa pojeng, et selle kõrvale oli tekkinud üks uus põõsas, mille õied olid valged. Poeet ja pojeng. Nii. Aga nüüd ma loodan, et Hans, kas sina räägid ka meile midagi? Mõne loo? Hansuke ja Greteke saksa keeles. Midagi ilusat saksa keeles. Me ikka saame aru. Tekib on ju mõte? Mul hetkel ei teki ühtegi mõtet, aga võib-olla mis ma peaks rääkima, et
rääkima raamidest ja ma just mõtlesin, mis nende raamidega on. Raam on nüüd siis kahemõõtmeline ja võib-olla veelgi rangem kui raam on võib-olla kast, mis on kolmemõõtmeline. Kas me oleme kasti sees või kasti väljas, raami sees või raamist väljas. Kas see on nagu filosoofiliselt erinevus mõte või lihtsalt paneme ühe dimensiooni juurde ja metafoor jääb samaks. Ma ei tea seda. Aga selles mõttes huvitav on see, et tihti ma ise olen helilooja, muusikateadlane ka loomulikult ja õppejõud Muusikaakadeemias, tegutsen ka Kunstiakadeemias, et igasugune asutus on loomulikult raam ja selle raami sees saab midagi teha, nii palju kui sa raamist välja ei lähe, siis või siis, kui sa oled raami sees, sa pead siis seda raami natuke nõksama, tõukama, seda raami laiemaks teha, kui õnnestub. Siis võib-olla heliloojana, võib-olla teised sama eriala harrastavaid muusikuid võivad seda võib-olla kinnitada, et kui sul raami ei ole, siis on sul teoreetiliselt käeulatuses nagu kõik kompositoorsed võimalused ja neid on nii palju maailmas, kas üksiknood, 2 nooti, 3 nooti, 10 nooti või mingi kõik need elektroonilised helid. See on selline meri, et seal ilmselt nagu helilooja selles võimaluste meres võib uppida ja siis ühtegi lugu ei tule. See tähendab see, et ikka heliloojal on vaja mingisugune raam ja selle raami sees on siis palju mugavamalt toimetada. Ütleme nii, tänane raam kirjutas või olen kirjutamas uue loo Aafrika pillidele ja lugejatele või deklamaatoritele. Ühesõnaga, et seal oli ka hea, et olen uurinud seda Lõuna-Benini muusikat, mida nagu koos Andrusega oleme juba, ma ei tea, mingisugune rohkem kui 5 aastat kuidagi avastanud, uurinud ja mulle hakkas meeldima juba üle-eelmisel aastal, et vaadata, mis selles kultuuris on, kuidas seal komponeeritakse või kuidas need teosed on tehtud, kuidas need pillid omavahel nagu suhtlevad ja võtta seda nagu eeskujuks ise midagi teha, et see on üsnagi kitsasaam, aga see raam hakkas mulle nii meeldima ja siis eelmisel aastal sellised teosed Andruse Sopustada oli ka umbes samasuguses raamis minu teos ja siis tänase aasta teos on veel natuke pooleli. Pool on valmis, me harjutasime täna päris kõvasti tummid ja kellad ja deklamatsioon ja ma loodan, et homseks saab teos päris valmis ja ma jõuan seda ka ära õppida ja esitada siis laupäeval kontserdil ka asjad. Okei, nüüd läks jooksvalt üle reklaamiks. Nii see on. Me ei võime. See oli ju siin keelatud. Aga siis annan nüüd tagasi mikrofoni Jaavule. Nii, ma räägiks veel ühe loo. See on üks mu lemmiklugusid ja selle autoriks on Ungari kirjanik Ervin Lazar ja loo nimi on Vanaisa ja tähed. Paavo Titi oli üks 6-aastane poiss ja tal oli ka vanaisa. See oli tore vanaisa. Vanaisa armastas käia õues, vilistas vahel ja rääkis õunapuudega juttu. Paavo Titi meelest oli see hästi lihtne, sellepärast et temagi oskas õunapuudega rääkida. Pead oskama ainult õunapuude keelt ja ongi kogu lugu. Ainult üks asi tegi Paavo Titile muret. Et vanaisa õhtuti pani taskusse naelu, võttis haamri
viskas õlale pika redeli ja läks kuhugi. Millal ta tagasi tuli, seda Paavo-Titti ei tea, sest ta juba magas. Ta küsis vanaisa käest, et kuhu sa õhtuti lähed selle redeli ja naelte ja haamriga. Aga vanaisa ainult naeratas ja vilistas vaikselt omale habemesse. Paavo-Titil oli natuke vanem sõber, Mika-Maka. Ja Mika-Maka oli umbes 10-aastane ja ühel päeval, kui ta Paavo-Titile külla tuli, siis Paavo-Titti küsis tema käest, et Mika-Maka, kas sa tead, kuhu see vanaisa läheb õhtuti ikka redeliga? Ja sina ei tea, ütles Mika-Maka, ei tea, ja vanaisa ei taha mulle ütelda. Ta räägib juttu ainult õunapuudega. Vaata sinna ülesse. Mida sa näed seal? Ütles Mika-Maka. Taevast. Aga mis seal õhtul on? Tähed. Kas sa oled näinud vahel, et taevast kukuvad tähed alla? Jaa, muidugi, ütles Paavo-Titti. Aga mis siis saab, kui nad ükskord kõik sealt alla kukuvad? Vaat ei kuku, ütles Mika-Maka. Sest vaat, sinu vanaisa korjab kõik need alla kukkunud tähed ülesse, paneb selle pika redeli taevanajale, ronib redelit mööda ülesse ja naelutab alla kukkunud tähed taevasse jälle tagasi. Vaat selline vanaisa on sul. Ohoh, no jah, ütles Paavo-Titti. Aga mis siis saab, kui vanaisa ükskord ära sureb? Küsis Paavo-Titti. Naeris Mika-Maka. Ega vanaisa ei sure. Tegelikult ta muidugi ei räägi enam sinuga ja sa ei näegi teda väga. Ta on rohkem aias ja ajab seal õunapuudega juttu. Aga tea seda, et igal õhtul vanaisa võtab pika redeli, paneb haamri ja naelab taskusse, korjab üles kõik alla kukkunud öö jooksul tähed ja naelutab need taeva kuklile tagasi. Säherdune vanaisa on sul, Paavo-Titti. Meenus see härra Huud. Härra Huud on ju kõik lugenud, on ju? Mägele. Ja kuna meie aeg siin vaikselt Sõõriku baaris hakkab ka ümber saama, siis lõpetuseks väike lugu veel. Kui kõik me nüüd siit lahkume, jääb tühi raam siia üksinda seisma. Keegi ei vaata teda enam. Aga siis juhtub kõige kummalisem asi. Raam kaob, jääb valgus. Ja pimedus astub valguse kõrvale nagu vana sõber. Pimedus teab ja algusest peale, et kõige tähtsam pilt ei mahu ühtegi raami. Aitäh kuulamast ja aitäh kaasalemast. Ja sellise ürituse võiks ju järgmistel raamidel jälle traditsiooniks võtta. Puntsiku söömise võiks. Kas just puntsikut süüa, me võime ju kuskile mujale ka minna.